tere jälle, mina olen Alar ja tänane teema on e-vedeliku kvaliteet. E-vedeliku kvaliteet on väga tähtis teema, sest selleks, et veipimine oleks nii ohutu kui võimalik, siis tuleb kasutada kvaliteetseid ja puhtaid e-vedelikke. Euroopa Liidu direktiiv ehk TPD nõuab, et kõik Eestis müüdavad e-vedelikud oleksid testitud, kontrollitud ning registreeritud Euroopa Liidu andmebaasis, mille üle peab järelevalvet Eesti Terviseamet. Lisaks sellele, et kõik e-vedelikud peavad olema testitud ja kontrollitud, kehtivad neile ka mõned nõuded. Esiteks siis ühes pudelis ei tohi olla nikotiiniga e-vedeliku rohkem kui 10 milliliitrit. Teiseks ühes pudelis ei tohi nikotiiniga e-vedeliku nikotiini kangus olla rohkem kui 20 milligrammi milliliitri kohta. Kolmandaks, nikotiiniga e-vedeliku pakendil peab olema nikotiini hoiatus eesti keeles. Neljandaks, e-vedelikuga peab kaasas olema teabeleht. Viiendaks on pikk nimekiri nõudmisi pakendil olevatele märgistustele ja ohulausetele. Kuuendaks, see ei ole otseselt TPD nõue, aga aastast 2018 on kõik e-vedelikud maksustatud aktsiisiga. Ehk igal e-vedelikul peab olema peal aktsiisimärk. Kui e-vedelik ei ole laboratoorselt testitud ega kontrollitud, siis võib tegu olla ohtliku e-vedelikuga. See e-vedelik võib kahjustada teie e-sigareti, kuid mis kõige tähtsam, ka teie tervist. Ehk e-vedelikul ja e-vedelikul on vahe. Maasikas ja maasikas ei ole samad. Nimi on küll sama, kuid kasutatud on erinevaid maitseaineid. Ühel on kallid, puhtad ja kvaliteetsed maitseained, teisel aga odavad ja ebakvaliteetsed maitseained. Nicorex ja SkySmoke e-vedelikel on ülim puhtus, viimase peale lihvitud maitsed ning mis kõige tähtsam, kõik laboratoorsed testid on läbitud ja kõik tulemused vastasid Euroopa Liidu rangetele nõuetele. Nicorex ja SkySmoke e-vedelikega saate olla kindlad, et veipimine tõesti on 95% ohutum kui tavasigareti tõmbamine. Eraldi teema on toidu maitsestajad. Kõik toidu maitsestajad on potentsiaalselt ohtlikud, sest mitte keegi ei tea, mis juhtub, kui neid kuumutada. Kuna nad ei ole e-vedelikud, siis neile ei kehti ka TPD nõuded, ehk siis neid ei saa testida ega kontrollida, igasugune järelevalve puudub. Toidu maitsestaja võib eraldada tuhandeid kordi rohkem mürke ning selle kasutamine ei ole lihtsalt seda riski väärt. Aurustumisel tekivad üldse teistsugused protsessid kui toidu kuumutamisel ja mõned toidu maitsestajad isegi ei talu kuuma, nagu näiteks limonaadi maitsestaja. Limonaadi või kuumutada, kui seda panna nüüd e-vedeliku sisse ja siis e-sigareti sisse, siis kes teab, mis seal toimuma hakkab. E-sigaretis tuleb kasutada ainult e-sigareti maitsestajaid, sest need on tehtud spetsiaalselt e-sigareti jaoks, e-sigaretis kuumutamise jaoks ning kasutatud ka e-vedeliku maitseaineid. E-sigareti tarbimise mõte on siiski veipida ohutumalt, kui seda on tavasigareti tõmbamine. Seega on väga tähtis aspekt see, et e-vedelik oleks ohutu, registreeritud ja kontrollitud ning selles kasutatavad maitseained oleksid kvaliteetsed. Keegi meist ei taha tahtlikult oma tervist kahjustada. Hakake meie kanali tellijaks, nii te näete kõige esimesena meie uusi videosid. Postitame videosid iga nädal, mõnikord siis mõne uue huvitava toote ülevaate, mõnikord midagi õpetlikku. Alati ootame ettepanekuid, mida te tahaksite veel näha. Aga aitäh, et vaatasite, visake ka videole like ja näeme järgmine kord. Tšau!